Killekotsile veel küsida ka, et kui äkki saame proovi kuist ette õiget jah, õige. Aga nii, kui sa tiid, nii ongi õige. Ei, aga et kas koorih oli õnne üks kille või saa ka mitu? No ma saa küll arvu, et üks kille. Et no 2 killet, siis ma ei tea, mis elu sealt välja tuleb. Ma ei mõista teile ütelda toda. No mitte 2 tükki korraga, aga kooris või ikka mitu inimest olla, kes killet ülda. Kes mõistva, jah. Näiteks mul on sääne, muu killega on sääne eile, mina sulle oli lööte laulda. Mu jaos oli juba tuu kille su kõrgus. Aga kiäki laul killet sulle väga hästi tuli välja. Et noh, tuu olenes kõik eestütleja kaduest helüst, koori helüst ja kust tuu kille siis pääle tule. Ja mina ja näiteks meelile maas ole saanud killet ütelda. Mu jaos oli juba tuu kille, mitte halva mõtte. Ja, mul on korge heli. Jah, et sul on korge heli ja mul on matal heli. Ja tuu perä tulegi kille. No opit niimoodi, et harjutad, noh. Kullet koori helly, muidugi hääpul sulle eelmine koorikene või kokkokäymine või leelotiidmine, nagu siin laagri. Ja siis tulegi, tuu tule, õgale ütel ei tule tuu killemano. Tuliks siia, tulime siia laulema, tuli siia, tuli siia laulema, laulema, nii laske mahe, laulema, laske mahe. Naasekese minore, naasekese norekese. Liinik päätä, linnu Liinik päätä, linnukese. On ka oluline, et kes kelle kõrval sais või iistlaulja valisi ees, kes tal kõrval, et kas kille pead kõrval olema või no minu praktika on niimoodi, et nii palju kui ma olen näinud, et vana nase ütlevad küll, et iistlaulja kõrval on kille. Aga mina mõtlen jälle toda, et kille peasi olema ikka katte, muidugi keskpaiga puhul, aga katte tugeva torre vahel. Ka iistlaulja või niimoodi puhata näid vahepeal, aga kille jääs siis ju ütsinda. Kille jääs ütsinda, aga killel on hää laulda, tal on hää tugev tunne, kui tal kats torret on. Ja laul võit ka väga palju parepihe kõlas, aga kui kille on kohki üte veere peal, tal on laulda halb. Ja laul kaotas väga palju, ta ei sulandu nagu laulu sisse. Vot. No, ma kõnelen ummi mõttit, ma mõtlen niimoodi, ma ei tea, kuis tarku kirju järge on, mina ei tea, ma mõtlen oma küle vanainimese mõttit. No, iistütleja peadki saama ka vahepeal vaiki olla, näed, ta ütles iistarja, kui käi kooriga ütles laulda, et no lähed sipa rassest nagu. Aga iistütlejal on ka hää ülda ja hää laulda, kui koor on tugev, et siis ta peabki ütlema, kõik käi kooriga ütles, ta saa vabalt võtta ka, aga kui koor on kehvakene, siis pead iistlaul selleks, et ikka hästi kõlasi, siis iistlaulja pead ütlema, nagu üteldas mõne asja kohta, et veh ja koe. Kui samm, kui on veiga suur häda, et kas siis iistlaulja või killet ka ülda? Või toda? Oled enne ka nii. Jah, aga ta on suur patt või? Ei, patt ei ole. Kui sa oled võimeline, on väga rasse, ega ei ole, aga vot on juhtunud niimoodi. Ma ole ka ülnud. Ole kiist ülnud ja ole killet ka ülnud, kui ma noorep oli ja helu oli ikka veel sääne kand ütelda. Aga tõmbaks õnne siis, kui on juba häda ja ei ole kille ütlejad? Nojah, kui ole, siis jah, aga no, kui on kille olemas, siis ole vaja pingutada. Külenase hulgaga tul suurest mäest alla, külenase hulgaga tul suurest mäest alla, alla, tralla, suurest mäest alla. Nüüd poti
lähme, mööda poti lähme, alla tralla mööda poti lähme. ja nii kõne sa veele kõne ja nii kõne sa veele kõne. Pitre penüjel poisi kõne, pitre penüjel poisi kõne. Viljand. Me seda, no pärast proovime kunagi, kui ma hakkasin laulma käima ja ükskord oli vaja kah kellelegi laulda ja killatas ole, Kaivo Anne pidi killad ütlema, aga Annet tuukordas ole ja siis ma ütlen, et ma proovi. Ja siis ma ütli põllulaulule killad ja siis pärast ma ütli Annele, noh, hää millal väga, et ma nii algaja ja et mul läks hästi, nagu tõse ütliva vähemalt kitiva. Ja siis ma ütli, et näed, et ma ütli iist põllulaulu ja killad ka ütli. Anne ütled, oi, siis oldaks väga kõva laulja. Noh, siis oli ma 45 vana. Nüüd on peaaegu 40 aastaga tšuut-tšuut manu tulnud.